Austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu 5. istungjärgu 15. töönädala teisipäevase istungiga. Kõigepealt on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi ja ma palun Lauri Laasi. Aitäh, proua juhataja! Head kolleegid! Seoses Autorollo pankrotimenetlusega on üles kerkinud ka riigiettevõtete nõukogusse isikute määramise küsimus ja seoses sellega on meil arupärimine, ma mõtlen siis mitmetel keskfraktsiooni saadikutel, arupärimine majandusminister Juhan Partsile. Kuna majandusminister määrab liikmeid ettevõtluse arendamise sihtasutuse nõukogusse ning tema kontrolli all on ka riigiettevõtte Eesti Energia, siis on tekkinud küsimused seoses nõukogu liikmete ja nendele kuuluvate ettevõtete seostega, et eurotoetusi jagavate rakendusüksuste ettevõtluse arendamise sihtasutuse ja sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse juht ja kontrollorganite mehitamine IRL-ile ja Reformierakonnale sobivate isikutega on loonud eksimatu süsteemi, kus eurotoetusi saavad võimul olevale koalitsioonile sobivad isikud ja kui süveneda mitmete riigiettevõtete nõukogu liikmetele kuuluvate eraettevõtete tegevusaladesse, siis ilmnevad mitmed huvitavad seosed nõukogu liikmete ning nende eraäride vahel, mis jätavad aga juhuslikkusele vähe ruumi. Ja siit on ka mitmed küsimused majandusministrile. Vast kõige olulisem, et mille alusel siis ikkagi toimub liikmete määramine riigiettevõtete nõukogudesse. Aitäh! Aitäh! Palun Priit Toobal. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid! Mul on hea meel koos kolleegidega Keskfraktsioonist anda üle arupärimine keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele ja puudutab see pakendiseaduse eelnõu menetlemist. Riigikontrolli hinnangul jäi 2009. aastal süsteemi läbipaistmatuse ja kontrollimatuse tõttu riigile laekumata ligikaudu 64 miljonit eurot maksude näol. Praktika on näidanud, et nii taaskasutustasude määramine, nende võrdsetel alustel kogumine kui ka tasude edasine läbipaistev kasutamine on väga ebaselge ja kontrollimatu. Riigikontroll esitas pakendiauditi aruandes rea ettepanekuid pakendiseaduse muutmiseks, mille tulemusel on valminud ka eelnõu. Keskkonnaministeerium on auditi aruande aruteludel enamuse ettepanekutega nõustunud, kuid eelnõu ei ole siiamaani Riigikogusse menetlemiseks jõudnud. Pakendite kogumine ja taaskasutamine on valdkond, mida kureerib keskkonnaminister ning kus tulu teenimine sõltub Keskkonnaministeeriumi ja Riigikogu keskkonnakomisjoni kaudu loodavatest reeglitest. Eesti pakendiringluse juhtfiguuriks peetakse ühingu tootmis- ja logistikajuhti Anti Tammeoksa, kes oli Riigikogu liikmena keskkonnakomisjonis koos Rain Rosimannusega üks põhilisi jäätmetega seotud seaduste tegijatest. Ja kokku esitame ministrile 7 küsimust. Aitäh! Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 2 arupärimist. Kui need vastavad Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses sätestatule, edastab Riigikogu esimees need adressaatidele viivitamatult. Teated. Kolmapäeval käesoleva aasta 22. mail osalevad infotunnis järgmised valitsuse liikmed. Kaitseminister Urmas Reinsalu peaministri ülesannetes. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Välisminister Urmas Paet. Riigikogu esimees edastas Riigikogu liikmete arupärimise sotsiaalminister Taavi Rõivasele. Nüüd, head kolleegid, teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.
Hetkel on kohale registreerunud 88, puudub 13 Riigikogu liiget. Ja me läheme tänase päevakorra juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu 347 teine lugemine ja ma palun ettekandeks kõnetooli õiguskomisjoni liikme Valdo Randpere. Lugupeetud eesistuja, head kolleegid. Seaduseelnõu 347 on selles mõttes võiks lühidalt kirjeldada seda kui kaua tehtud kaunikene. Ma ei tea, kui kaunike ta nüüd sai, aga me oleme seda eelnõud arutanud kokku õiguskomisjonis 5 istungil peale seda esimest lugemist, mis meil siin toimus. Arutasime seda 25. märtsil, 15. aprillil, 22. aprillil, 6. mail ja 13. mail. Arutelud tulemusel otsustas õiguskomisjon teha eelnõus 2 sisulist muudatust, millest üks täiendab võlaõigusseadust ja teine täiendab reklaamiseadust. Lisaks sellele muutsime ka eelnõu jõustumissätteid, mille kohaselt peaks eelnõu seadusena jõustuma 2013. aasta 1. juulil. Enne muudatuste jõustumisse, see tähendab siis enne 1. juulit kehtinud õigusaktidele vastavaid finantsteenuste reklaame võib avalikustada kuni nende avalikustamise tähtaja möödumiseni, kuid mitte kauem kui 2013. aasta 1. oktoobrini. Eelnõu esimesest lugemisest kindlasti mäletate juba, et selle eesmärgiks on vastutustundliku laenamise põhimõtte senisest efektiivsem rakendamine ja lihtsa maakeeli öeldes siis katsume natukene ohjeldada kiirlaenude andmist ja muuta seda häid tavasid paremini järgivaks. Need sisulised muudatused, mida me tegime nüüd esimese ja teise lugemise vahel, olid siis sellised. Me lisasime eelnõu paragrahv 1 punkti 3 järgmise sõnastuse. Tarbija, nüüd ma lugesin vale kohta, vabandust, me täiendasime seda eelnõu punktiga 4, mis pöörab ümber tõendamiskoormuse tarbijakrediidilepingutest tulenevate vaidluste korral. Et kui tavaline printsiip on see, et võlaõigusseaduse puhul, tsiviilõiguslike vaidluste puhul mõlemad pooled, vaidlevad pooled peavad tõendama oma väiteid, siis praeguse eelnõu muudatuse kohaselt peab krediidiandja tõendama, et ta krediidi andmisel hindas krediidivõtja võimekust nii heast usust lähtuvalt kui kõigist kriteeriumitest lähtuvalt, mis peaksid olema olulised laenu andmisel. Seejuures ei pane me otseselt nüüd kohustust laenuandjale dokumenteerida oma protsessi, kuid kaudselt siiski arvestades seda, et tal võib-olla tuleb tõestada ja tõendada oma tegevust hiljem kohtuprotsessi käigus, juhul kui tekib vaidlus, siis peaks laenuandja olema selleks valmis, et tal on olemas taasesitamist võimaldavad tõendid selle kohta, kuidas ta laenuvõtja krediidivõimekust hindas. Ja teine, see punkt sai siis kirja sellisena: vastutustundliku laenamise põhimõtte järgmiseks vajalike kohustuste täitmist tõendab vaidluse korral krediidiandja. Ja teine muudatus, mida me sisse viisime reklaamiseadusse, see siis
kõlab järgmiselt, et finantsteenuse osutaja võib reklaamis, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbija krediiti või vahendada selliseid lepinguid ning käesoleva seaduse paragrahv 2 lõike 2 punktides 2-4 ja punktis 6 nimetatud juhtudel eksponeerida vaid sellist kaubamärki, mis on kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatuga. Ja see lühidalt siis võiks öelda kõik selle eelnõuga, mis on juhtunud esimese ja teise lugemise vahel, nagu öeldud, arutasime 5 komisjoni istungil, kaasatud olid väga paljud inimesed, kaasa arvatud Pangaliidust, liisinguettevõtete liidust, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Justiitsministeeriumist. Et tegime tõsist tööd ja jõudsime praegusele tulemusele. Aitäh! Suur tänu, asume küsimuste juurde, palun Marika Tuus-Laul. Aitäh! Hea esineja, ma küsin, et lihtsalt inimestele saaks selgemaks siin saalis see probleem, et me lähtume siis nii-öelda vastutustundliku laenamise põhimõttest. Ja ma küsin, et kas selle seaduse muudatusega kaovad näiteks ära massilised kiirlaenude telereklaamid, mis riivavad meie kõrva ja silma ja kas sellega seadusega piiratakse ka kuidagi inimeste lõhki laenamist, mis on ju tegelikult meie põhiline probleem selles küsimuses. Aitäh! Aitäh! Hea küsimus. Eesmärk on kindlasti saavutada mõlemaid neid punkte, mida te küsisite, et ühest küljest muuta reklaami, mitte kaotada ära reklaami, aga muuta reklaam ka vastutustundlikuks ja kasinaks. Me tahame eelkõige vältida sellise reklaami olemasolu ja vohamist, mis maalib inimestele ette pildi laenu võtmisest kui oma elukvaliteedi püsivast parandamisest ilma vajaduseta seda laenu tagasi maksta. Me tahame, et ei tehtaks eksitavat reklaami, et ei kasutataks ära ei lapsi, ei jõule, ei kõik mis asjad. See reklaam oleks väga asjakohane ja väga kasin. Oma põhimõtteliselt reklaamiks ainult seda konkreetset toodet või teenust, aga ei ilustaks seda ega reklaamiks seda kui mingit eluviisi. Ja teisest küljest, kas me väldime sellega lõhki laenamist? Ka see on taotlus, et seda vähendada. Loomulikult me ei saa jõudsime komisjonis järeldusele, et me ei saa tegelikult päris ära keelata laenamist, krediidi andmist kui tegevust. See ei ole eesmärk. Samas me ei peaks kuidagi soodustama seda, et laenu antakse inimestele, kes juba laenu võtmise hetkel tegelikult võiks olla teadaolevate faktide põhjal laenu teenindamiseks võimetud. Ja neid fakte, nende kontrollimise kohustuse me panime selgemalt ja rangemalt laenuandjale. Aitäh! Aitäh, palun Neeme Suur! Aitäh, proua juhataja! Hea ettekandja, loen ajalehte ja ajaleht kirjutab, et Moneti pakub kiirlaenu krediidikulukuse määraga 4690%. Et kuidas sa seda hindad ja kas ei oleks võinud selles eelnõus sees olla ka midagi, mis piiraks selliseid krediidikulukuse määrasid, nagu me praegu turul näeme? Aitäh! Aitäh! Jälle väga hea küsimus. Ja kuna sa ise osalesid ka õiguskomisjonis, siis sa tead, et me tegelikult diskuteerisime seda edasi-tagasi. Konkreetselt selle reklaami kohta, mis sa ette lugesid, võiks öelda võib-olla Riigikogus mitte väga pruukliku sõna kasutades, see on sigadus, sest tegelikult hiilib see kõrvale ka praegu kehtivast seadusandlusest, kus on pandud krediidikulukuse määraks soovituslikult paika 3-kordne keskmine tarbijakrediidi laenumäär, intressimäär, mille arvutab välja Eesti Pank, avaldab oma kodulehel ja mis praegu võiks olla kusagil 100% maksimaalselt, 98-102 sõltuvalt kuus. Aga see, et kiirlaenufirmad sellele vaatamata julgelt kuulutavad, et nende krediidikulukuse määr on 4691, minu jaoks on see arusaamatu. Aga see oli ka üks põhjus, mis ajendas meid seadust karmimaks muutma. Sa küsid teistmoodi, kas meil ei olnud diskussiooni, et panna täitsa väga range lagi
krediidikulukuse määrale. Ka see diskussioon käis edasi-tagasi ja me eelkõige vaatasime Soome poole, kes alates 1. juulist sel aastal nüüd kehtestab krediidikulukuse aasta krediidikulukuse maksimaalmäära ja on selle otsustanud, et see peaks olema 50% pluss siis mingi liikuv osa, kas oli Euribor või midagi sellist. Nii et 51 on see momendil. Ja soomlased ise usuvad, et sellega nad, mõni on väga optimistlikult öelnud, et kiirlaenu andmine Soomes lõpeb. Samas on see risk on see, et kui sa paned sellise krediidikulukuse määra lae sinna peale, siis tekivad igast muud teenustasud, mida sa ei suuda seadusandjana ette näha. Ka meil tegelikult oli töös täiesti üks muudatusettepanek, mis oleks pannud selleks rangelt piiritletud määraks selle sama 3-kordse, mis on praegu soovituslik hea tava määr meil. Aga ka selle peale järsku diskussiooni käigus kaasatud osapooled avastasid, et sel juhul Eesti mõistes krediidikulukuse määra alla läheks ka näiteks autoliisingu puhul kindlustusmakse, juhul kui sa võtad kindlustuse sama liisingufirma käest. Ja see kindlustusmakse iseenesest võib teha seda, et sinu krediidikulukuse määr on tohutult palju kõrgem kui see 100%, aga tegelikult ta ei puutu asjasse iseenesest. Nii et me sel juhul peaksime defineerima ümber ka päris palju mõisteid, mis meil on. Ja mis me otsustasime komisjonis, ja see on ka selge hoiatus nendele kiirlaenufirmadele, et kui te ennast ei kasi ja korrasta, et ega me tuleme teema juurde tagasi. Me vaatame, mis juhtub Soomes peale 1. juulit. Me anname sellele umbes pool aastat aega toimida. Me vaatame, mis on see praktiline tulemus. Ja kui see tulemus on seal väga positiivne ja siin olukord endiselt vajab korrastamist, siis miks mitte? Me läheme selle Soome näite kallale. Aitäh. Aitäh, palun Peeter Võsa. Aitäh, proua juhataja. Hea ettekandja. Kas laenuandjal muude kohustuste kõrval lasub edaspidi kohustus ka kontrollida laenuvõtja võimalikku süüdimatust? Täiesti eluline situatsioon selline. Ja kuidas niisugune asi käib kokku delikaatsete isikuandmete kaitsega? Aitäh. Aitäh, hea küsimus. Nüüd komisjon seda otseselt ei arutanud ja ma ei kujuta ette, kuidas praktikas seda nüüd hinnata või mitte, aga põhimõtteliselt, kui sa teed oma tööd põhjalikult laenuandjana, siis sa loodetavasti avastad ka selle, et sel inimesel mitte ainult ei ole kas krediidi teenindamise võimekust või mitte, vaid et ta ei saa üldse oma tegudest aru ega suuda nende tagajärgi juhtida, siis see võiks olla väike ohumärk. Aitäh. Aitäh, palun Siim Kabrits. Aitäh, proua juhataja, hea ettekandja. Et komisjonis oli juttu, et krediidikulukuse määrale lae pealepaneku osas, et mis on sinu enda seisukoht, et kas seda lage on vaja ja kui kõrge see lagi võiks olla? Aitäh. Ma ise tõin selle teema üles ja ma tegelikult olin täitsa seda meelt, et seda võiks proovida. Ma tean sellest eelmises Riigikogu koosseisu ajal oli ka juttu ja see on iseenesest üks tundlik teema, et kui palju peaks seadusandja sekkuma nüüd majandustegevusse. Aga ma oleks valmis seda proovima ja ma oleks valmis seda kehtestama sel juhul, kui ma oleks kindel ka selles, et sinna ei teki kõrvale igasugu muid lisatasusid, mis nagunii nullivad ära selle seadusandja hea eesmärgi. Et sellepärast me otsustasime natuke aega maha võtta selle küsimusega, vaadata, mis juhtub Soomes. Soomes on ju tegelikult praktika see, et praegu tegelik aasta intress on olnud niimoodi keskelt läbi üle 900% laenamisel, kiirlaenudel. Ja nüüd nad tahavad jõuda siis 50 peale, panid lae 50 peale. Vaatame, kas see toimib. Aitäh. Aitäh, palun Imre Sooäär. Ja aitäh. Teema jätkuks selle sama krediidikulukuse määra kohta, kui siin eelneva küsimuse põhjal, kus see kulukuse määr on ikkagi tõesti ebamõistlikult suur. Kas seal võib olla mingisuguse sõnastuse muudatusega oleks võimalik mingisugune siis tugi anda sellele laenajale, et see paneks selle laenuandja siis ise natukene rohkem mõtlema ja vastutama oma selle protsendi eest, et kui täna on see soovituslik hea tava 3 korda, aga kui ta on juba 10 või 100 kordne, siis on ikka niivõrd palju erinev sellest soovituslikult, et kas sealt ei võiks mingisugune tagasilöök tulla selle laenuandjale, kes tegelikult tahab liigkasu võtta? Aitäh. Aitäh. Hea küsimus. Ja tegelikult selle koha pealt on täna olemas juba võimalus ja soovitus ka inimestele, et juhul, kui te tunnete, et teid on tõesti liigkasu püüdlikult nööritud,
ja see krediidikulukuse määr on oluliselt suurem kui see soovituslik hea tavale põhinev määr, siis pöördub kohtusse. Neid asju on olnud kohtus ja nende lahendeid on olnud positiivsed laenuvõtjale ka. Nii et põhimõtteliselt seal on probleemiks on tihti see, et see laenuvõtja ei ole võib-olla väga võrdne partner selle laenuandjale alati selles olukorras, eriti kui ta on sattunud sellise probleemid ette. Sellepärast me oleme valmis ka natukene rangemalt reguleerima siin, et kaitsta neid. Aga me ei ole valmis ka päris ette kõiki inimesi süüdimatuteks tunnistama ja kogu seda krediidi andmise sektorit kinni panema. Aitäh. Aitäh, palun, Eldar Efendijev. Aitäh, proua eesistuja, austatud komisjoni esitaja. No arusaadav, et ülempiir nagu läks arutluselt välja, et vaatame veel pool aastat, kuidas see toimub. Aga miks pärast komisjon ikkagi ei võtnud ka meie ettepaneku, et alampiir teha, see oleks nagu bilanss laenuandja ja laenuvõtja vahel toimetuleku piiri, sest ka teie teate, et suuremad pangad, kui annavad laenu, nad arvestavad sellega, kui teevad tagamakse graafiku, siis ka sellega arvestavad, et miks pärast siis kiirlaenufirmad ignoreerivad seda head tava. Aitäh. Aitäh. See muudatusettepanek oli ka pikalt arutusel ja me vaatasime seda ja teistpidi ja leidsime, et seda ei ole mõtet sellesse eelnõusse seadusena kirja panna, seda enam, et juhul, kui inimene satub juba raskustesse, siis on nagunii toimetuleku piir ka selleks piirnormiks, millest laenu sisse nõudvad organid enam ei tohi üle minna või allapoole minna. Nii et inimene on selles mõttes oma toimetuleku piiriga kaitstud nii ehk nii seadusandlusega. Aitäh. Aitäh, palun, Indrek Saar. Aitäh. Lugupeetud ettekandja, sa ennem selgitasid seda krediidikulukuse määra kehtestamise keerukust sellega, et näiteks liisingu puhul läheks sinna siis sisse kindlustus sinna krediidikulukuse määra. Aga miks ei võiks seda lihtsalt sellest arvestusest välja võtta, seda kindlustust? Siis oleks selge vahe, mis on kindlustusmakse ja igaüks ise näeb, kui kindlustusmakse on liiga kallis, siis ta ei võta sealt, vaid võtab kuskilt mujalt, sest siis tekib võrdlusmoment ja krediidikulukuse määr oleks võimalik selgelt ära fikseerida, ilma et kindlustus hakkaks seda pilti segama. Aitäh, hea küsimus ja tegelikult me arutasime seda ka. Seal osaliselt tulevad vastu, et see oli ainult üks näide, see kindlustuse teema. Soome näite puhul, ma ei tea, minu teada vist Eestis seda veel ei kasutata. Soomes näiteks on neil suur sissetuleku allikas see, et inimene peab neile mingid SMS-e saatma selle kohta, et ta tahab saada laenu ja et ta kinnitab midagi. Iga selline SMS-teade maksab tohutu palju raha siis ja see on ka üks osa sellest krediidikulukuse määrast, mida soomlased on proovinud eraldi välja nüüd jätta, nii nagu sa soovitad meil jätta kindlustus välja. Seal on üks risk on veel see, et on olemas Euroopa Liidu direktiivid krediidikulukuse määra arvestamiseks. Ja ma ei ole päris kindel, et me ei lähe sellega vastuollu, kui me hakkame täiesti oma mingit normistikku siin looma. Aga nagu öeldud, see teema ei ole lõplikult lukku pandud. Me tahame selle juurde tagasi tulla sel päeval, kui me näeme, kas see Soomes toimib või on tulemus ikkagi see, et sealt hiilitakse mööda. Seepärast, et üks ja päris hull variant ja seda ka kasutatakse tänapäeval on juba see, et laen ametlikult vormistatakse eraisiku laenuna. Ja sel juhul kukub ta täiesti selle regulatsiooni alt välja. Nii et maailm on imeline paik, kus neid auke, kuidas seadusandlusest mööda hiilida, on hästi palju. Aga me tuleme kindlasti selle teema tagasi. Aitäh. Aitäh, palun, Kajar Lember. Aitäh. Et eks elus on ikka nii, et tark õpib teiste loll enda vigadest, aga tänase Soome teema juurde korra tagasi tulles, et kas see, et me täna ei võiks teha Soomega analoogselt, sellepärast et see laenuturg ei tunnista väga seda merepiiri siin vahel ja see tõenäoliselt toimub väga sarnastes keskkondades, et minu küsimus on pigem see, et kas see, et me täna nii ootame ja vaatame pool aastat või aasta, kuidas Soomel läheb, on selline pigem emotsionaalne otsus või on seal ikkagi mingid väga ratsionaalsed argumendid, et miks me ei võiks samamoodi käituda? Aitäh.
Ma ei oskagi öelda, kas ta on nüüd emotsionaalne või ratsionaalne, pigem ikkagi ratsionaalne otsus ja tingitud eelkõige sellest ka, et kõik lõppkokkuvõttes tekkis olukord õiguskomisjonis, kui kõik kaasatud pooled, ka need, kes alguses väga valjuhäälselt nõudsid seda krediidikulukuse määra ranget lage selle panemist, ka nemad hakkasid selle vastu argumenteerima. Nii et mingil hetkel tekkis minul tunne, et kui üks muudatusettepanek mitte kellelegi enam ei meeldi, siis on ta kas väga hea muudatusettepanek või täiesti vale. Ja sellepärast ma tahtsingi ka pigem aega maha võtta ja vaadata, mis Soomes juhtub. See ajaperspektiiv ei ole nii pikk, mida me oleme sättinud. Pool aastat, vaadates seda, kuidas see turg on siiani toiminud ja kauad on olnud, pool aastat ei ole nii pikk aeg. Et pigem võtaks tõesti, mõõdaks paar korda ja siis lõikaks, mitte ei läheks praegu lõikama ja pärast tuleks sügisel tagasi ja konstateeriks, et läks täitsa valesti. Me ei ole päris kindlad, et Soome eelnõu ja see, mis nüüd siis nende regulatsioon, mis hakkab kehtima 1. juulist, et see hakkab toimima. Aitäh. Aitäh, palun Yana Toom. Aitäh, proua eesistuja, austatud ettekandja. Ma väga hästi ei saanud aru teie vastusest alternatiivi küsimusele. Teie nimelt ütlesite seda, et toimetuleku piiris olev raha on kaitstud seadusega, mis vastab tõele, näiteks kohtutäituri seadusest ei saa seda välja nõuda. Aga ettepaneku sisu oli ju see, et peale selle summa jääks veel see, mida me peame pangale tagastama. Nii et te kuidagi rääkisite üksteisest totaalselt mööda, nii et ma küsin siis üle, miks ei leidnud see ettepanek toetust, sest see argument, et niikuinii see raha on kaitstud, ainult juhul nagu ei päde, sest me räägime ju mitte ainult kaitsmisest, vaid ka laene tagastamisest. Aitäh. Ei, miks ta ei päde? Aitäh hea küsimus, aga miks ta ei päde? Juhul, kui läheb võla sissenõudmiseks, ega siis ei nõuta rohkem, kui sul toimetulekuks kätte on vaja jätta. Ja ega üle selle sa võtad ju ära, mis iganes sa võtad, kaasa arvatud selle võlateenindamiseks vajaliku raha, kui sellest ei jätku, siis sa ei võta rohkem. Nii et see oli üks argument, aga selle asja probleemistik oli ikkagi see, et selle sätte sisse toomine siia eelnõusse tähendab tegelikult, et me peaksime hakkama jälle vaatama, esiteks me reguleerime seda topelt ja teiseks me peaksime hakkama vaatama väga palju ümber, kuidas ta mõjutab teisi sätteid ja ta ei ole päris kooskõlas üldise võlaõigusseadustiku loogikaga. See oli põhjus, miks Justiitsministeerium leidis, et seda ei peaks siia sisse tooma. Aitäh. Aitäh, palun Imre Sooäär, teine küsimus. Aitäh ja ettekandja. Sa ise ütlesid, et maailm on kirju ja täitsa nõus suga, see tolerants liigkasu võtmise suhtes on riigiti väga erinev. Mõnes riigis on need seadused karmimad, näiteks Hollandis on ka suht karmid. Aga ma just tahan küsida, et miks te selle Soome nii täpselt etaloniks võtsite, et on ka teisi riike, mille pealt ju muutu võtta, et kas see Soome millegipärast siis jäi komisjonile paremini silma või kuidas teised riigid, olete võrdluse teinud teiste riikidega. Ja kõige suureks probleemiks ma just näen seda, et need inimesed, kes siis jäävad sellesse võlavangi nende firmadega tegelikult tulevad riigile hiljem koormaks ja riik peab hakkama leidma siis rohkem sotsiaalabi nende väljaaitamiseks, et praegu oleks võimalik ikkagi mingit mõistlik lahendus leida teiste riikide kogemuste baasil, mitte ainult Soome. Aitäh. Aitäh, hea küsimus. Tegelikult ei olnud ainult Soome, mis meile silma kuidagi jäi. Ja Soome jäi pigem silma ja kõrva praegu siin puldis esinedes, nii mulle kui teile. Me võrdlesime teiste riikidega ka veel. Me võrdlesime Lätiga. Lätis on asi reguleeritud nii, et seal on need kiirlaenu andmise firmad, nad on kohustatud ennast registreerima, litsenseerima ja maksma päris suure tasu selle litsentsi eest, mis on ka üks piirang. Juhul, kui nad rikuvad laenamise sätteid oluliselt, siis nad võivad sellest litsentsist ilma jääda. Aga Läti puhul on ka tähendatud seda eraisikule üleviimist, kui häda käes, et tehakse eraisiku kaudu see laen. Vaatasime Rootsit. Rootsis oli üks teine huvitav asi, mida me ka kaalusime, et viia kiirlaenufirmad Finantsinspektsiooni kontrolli alla. Rootsis on praegu see protsess just poole peal. Ja Eestis kiirlaenufirmasid põhimõtteliselt nende üle järelevalvet ei teosta mitte Finantsinspektsioon, vaid Tarbijakaitseamet.
Me arutasime seda ka, meil oli isegi spetsiaalne kohtumine selleks Rahandusministeeriumi esindajatega, kelle alla siis Finantsinspektsioon põhimõtteliselt kuulub. Ja seal oli vastuväiteks praegusel hetkel ka see, et kuna Finantsinspektsioon momendil tegeleb Euroopa direktiivi ülevõtmisega, mis puudutab üle-euroopalist pangandusjärelevalvet, siis esiteks on neil omal väga suured muutused käsil ja väga palju tööd. Ja teiseks, kogu see muudatus, et viia see asi Finantsinspektsiooni järelevalve alla, see on väga suur ja mahukas, aga siiski üks võimalus. Ja tegelikult jäi ka komisjonist kõlama see, et lõppkokkuvõttes, kui me avastame, et kõik need sanktsioonid, mis on mõõdetavad trahvides ja hoiatustes ja ettekirjutustes, kui need ei mõju, et siis tõenäoliselt on kõige efektiivsem mõjuvahend ikkagi see, kui sa jääd oma litsentsist ilma. Ja sel juhul võib-olla ongi tulevikus väljapääs see, et sellise tegevusalal askeldavaid firmasid tuleks litsenseerida. Nii et me vaatasime teisi riike ka ja nagu öeldud, et kaua tehtud kaunikene. Aitäh. Aitäh, palun Margus Tsahkna. Aitäh. Hea ettekandja, see kaua tehtud kaunikene tundub, et ta hetkel ei ole nii kaunikene, et kunagi, kui me veel edasi tööd teeme, siis võib-olla on mingit kaunidust näha esiteks selle järelevalve teema suhtes, mida te just rääkisite, kuna see ei taga tegelikult seda ausat käitumist. Aga minu küsimus on seotud sellega, mis puudutab siis krediidikulukuse piirmäära seadmist. Et te olete siin mitu korda öelnud, et me veel ei sättinud seda kohustuslikuks, kuna me vaatame, mis Soomes juhtub, muidu läheb midagi halvasti. Palun kirjeldage, mis siis tegelikult võib veel halvemaks minna inimeste jaoks, kui me näiteks täna kehtestaksime selle krediidikulukuse piirmäära. Et mis on siis see halb asi, mis võib juhtuda? Et olukord on minu arvates piisavalt halb täna selleks, et võtta ette päris radikaalset samme. Aitäh. Aitäh, hea küsija. Ma ei oska päris sulle ette maalida mingit tohutut tonti, mis võiks juhtuda. Ma nimetasin mõned asjad. Ja üks võimalus, mida on juba kasutatud ja mida ka Lätis on tehtud, on see, et need laenud viiakse üldse eraisikute baasile. Tegelikult on seal taga siis mingi SMS-firma, keegi, kes on oma rahaga, aga ta vormistab need eraisiku laenuna. Ja sel juhul on see kogu selle seadusandluse kontrolli alt väljas. Teine võimalus ja halb võimalus on see, kui hakatakse leiutama juurde igasuguseid lepingutasusid, lepingu muutmise tasusid, lepingu sõlmimise tasusid, lepingu lõpetamise tasusid, mis iganes asju. Ma tõin näitega Soomest mingi SMS saatmine, mis ei ole odav, aga mis on kohustuslik osa lepingu sõlmimisel. Sellised asjad, nii et selleks, et tõesti mitte uuesti tulla poole aasta pärast siia konstateerida, et tegime midagi, aga tegime valesti, vaid et pigem tulla poole aasta pärast siia ja öelda, et me võtame järgmise sammu. Seepärast see ei reguleerinud piisavalt ja ei jahutanud seda turgu piisavalt. Et siis me otsustasime, et me pigem vaatame, mis Soomes juhtub. Ja ei olnud kellelgi meist õiguskomisjonis, aga ma ütlen, vaadake ka seda, kui kaua me seda menetlesime komisjonis ja 5-6 koos viibimisel kokku ja kui palju kaasatud pooli oli. Keegi meist ei läinud selle eelnõu menetlemise protsessi sisse eeldusega, et teeme nüüd nii vähe kui võimalik ja katsume neid tublisid laenuandjaid kuidagi oma hõlma all hoida. Ei olnud sellist suhtumist, aga me ei saa ka minna liiga kaugele sellega, et me katsume üle reguleerida ja sellega tegelikult tekitame reguleerimatu keskkonna. Aitäh. Aitäh, palun Marika Tuuslaul, teine küsimus. Aitäh, hea esineja. No tõepoolest, me väga mitmel komisjoni istungil arutasime seda teemat ja kutsutud oli palju erinevaid pooli, aga minu meelest tulem on ikkagi praegu see, et me midagi peaaegu ei muutunud, need olid niisugused kosmeetilised muutmised. Ja reklaami ohjeldamine, see on ikkagi niisugune puhtalt enesepettus praegu, mida me ette kujutame, et läheb paremaks. Ja te väitsite nüüd toimetuleku piiriga, et pangad justkui sellega arvestaksid, et inimene siis paljaks jääks, aga tegelikult pangad ei pea sellega arvestama, ainult kohus võib seal teha mingeid järeldusi hiljem. Ja meie tegime vastava parandusettepaneku, mis muidugi siis maha hääletati. Aga ma küsin konkreetselt, et kuidas siis sunnib praegune see seaduse parandus ikkagi inimeste krediidivõimelisust paremini hindama? Aitäh. No esiteks ta ütleb ka sõna selgelt seda, et laenuandja
peab muretsema endale kogu selle informatsiooni, mis on vajalik, aga see kõige tähtsam osa on see, et tõendamiskohustus selles osas, mida ta on teinud ennem laenu andmist, on pandud selgelt laenuandjale ja see on, võib-olla tundub, Marika, sulle väikse muudatusena. Mulle juristina tundub päris suure muudatusena, et me tegelikult läheme eemale sellest üldisest printsiibist, mida ma ennem ka nimetasin, et vaidlevad pooled peavad tõestama oma argumente. Praegu me paneme tõendamiskohustuse täielikult laenuandjale, mis kaudselt või pikas perspektiivis tegelikult tähendab seda, et laenuandja peab olema tunduvalt ettevaatlikum laenu andmisega ja olema valmis ka selleks, et ta peab suutma dokumenteeritult tõestama seda, et ta on välja uurinud kõik laenu andmiseks vajalikud andmed krediidivõimelise hindamiseks. Ma arvan, et see on oluline muudatus ja ma arvan, et sa tegelikult südames tead ka seda, et see on oluline vaadates seda, kuidas sellesse suhtusid pangaliit ja liisingufirmade liit. Nad ei olnud väga rõõmsad selle üle, sest nad nägid siin ikkagi tohutut töökoormuse kasvu iseenda jaoks. Aitäh! Aitäh, palun, Eldar Efendijev, teine küsimus. Aitäh, proua eesistuja, austatud ettekandja. Teie argument oli, et mitte võtta meie ettepaneku see, et see ei vasta seaduse loogikale. Aga see näide, kuhu viis see loogika, tõi välja minu kolleeg intresside suuruse määras ja see on normaalne. 4000 kõlas ka selline number komisjoni arutusel 27 000 ja see on normaalne, no problem. Ja pool aastat see toimib samuti, sest Tarbijakaitse Inspektsioon ei suuda seda kontrollida. Ja kui võtta loogikat ja võtta seadusandlust ja kogemust, te ka ju teate, et Austrias on see sisse viidud, sellepärast, et seal ikkagi see tarbija on põhimõtteline kaitse peab olema. Aitäh! Aitäh! No ma ei suuda kuidagi sinu sellist väga pessimistlikku väljaütlemist jagada siin, et see on okei ja me teame ja kõik me lepime. Sa tead ju väga hästi nendes kordadel, kui sa komisjonis osalesid, et me ei leia, et selline krediidikulukuse määr ja lisaks veel selle eksponeerimine avalikult, et see oleks okei. Keegi ei leidnud seda komisjonis. Seevastu see teie poolt pakutud toimetuleku piiri arvestamine, ma ütlen veel kord, see on rohkem iseloomulik täitevmenetlusele kui võlaõigusseadusele ja ta läheb vastuollu selle loogikaga, mis on. Aga seejuures veel kord, täitevmenetluse korral seda arvestatakse, nii et põhimõtteliselt sa jõuad tagurpidi ikkagi sinna välja, et inimene ei saa jääda vaesemaks ega võtta endale suuremaid laenu peale, kui tema toimetuleku piirmäär seda lubab. Ega ta rohkem aga ei kannata. Aitäh. Aitäh, palun, Indrek Saar, teine küsimus. Aitäh. Te kindlasti selle seaduseelnõu töötamise käigus ka profileerisite neid inimesi, keda otseselt see seaduseelnõu puudutab. Kas sa võiksid öelda, kui palju neid inimesi on ja milline on tüüpiline SMS-laenu tarbija ja lõppkokkuvõttes, et kui see seaduseelnõu nüüd saab seaduseks, et kui paljusid inimesi ja mis kujul ta aidata võiks? Aitäh. Ma nüüd kahjuks ei mäleta neid numbreid enam peast. Ma esimesel lugemisel neid siin nimetasin ja need olid mul olemas täiesti. Ma ei mäleta neid laenuvõtjate arvu. Ma võin öelda sellise argumendi, mis iseenesest oli kaalukas minu jaoks ja õiguskomisjoni jaoks, kui me sellega tegelesime. Ja see argument on see, et kõigil neil juhtudel, kui inimesed on jäänud oma kodudest ilma, ei ole suutnud kodulaenu teenindada, siis pankade väitel on kõigil neil juhtudel tegelikult kusagil see tilk karikasse, mis on siis pannud selle karika üle voolama, on ikkagi see, et see inimene on lisaks sellele võtnud veel kiirlaenu. Nii et sedapidi on ta kindlasti üks sotsiaalne probleem, mis võiks olemata olla, seepärast, et niikaua kui ikkagi inimene võtab oma kodulaenu ja võtab panga käest, siis pank on seda siiamaani selgelt vastutustundlikumalt käsitlenud seda krediidivahekorda. Kiirlaenufirmad kahjuks on selles osas patustanud ja paljuski üles ehitanud oma ärimudeli sellele, et krediidi
kulukuse määr on nii kõrge, et isegi kui väga suur osa laenuvõtjatest ei suuda tagasi maksta, siis ülejäänud marginaaliga kaetakse ka need kulud ja elatakse priskelt edasi. Ja selle kohta ei saa kuidagi öelda, nagu siin kolleeg Eldar ütles, et me leiame, et see on okei. Me ei leia, et see on okei. Aitäh. Aitäh, palun Neeme Suur, teine küsimus. Aitäh, proua juhataja, et õigesse kohta jõudsime välja, et tegelikult on tegemist sotsiaalse mõistega, on tegemist sotsiaalse probleemiga ja jällegi pöördudes nüüd teatmeteose poole loen siimoodi, et liigkasu võtmine on ebamõistlike või kõrgete intresside nõudmine raha kasutamise eest laenu andmisel. Liigkasu võtmine on mitmetes riikides väärteona karistatav. Saksamaal on liigkasu võtmine kriminaalkorras karistatav rahatrahvi või vabaduse kaotusega. Et see, mida me nüüd praegu räägime sellest krediidikulukuse määrast, nii nagu ka kolleeg Gräzin ütles, meil on otseselt tegu liigkasu võtmisega ja meil oleks praegu võimalus tegelikult liigkasu võtmine kui selline pahaks panna või hukka mõista. Et miks me seda praegu ei kasuta? Aitäh. Aitäh, hea küsimus. Iseenesest ma arvan, et sul on õigus, et paljudes riikides ja juba väga pika aja jooksul ja ajaloos on teada, et liigkasu võtmine ei ole olnud soositud tegevus. Eesti õigusruumis ei ole praegu sellist mõistet nagu liigkasu võtmine olemas. Kui me hakkaksime seda nüüd looma, siis ma arvan, et me võiksime natukene pikemalt järgi mõelda veel kui need 5 komisjoni istungit, aga see jooksis mitmel korral läbi komisjoni istungitest. Me ei saa seda lihtsalt teha selle järgi, et Igor ütleb, et paneme liigkasu võtmise seadusse ja ongi tehtud. Iseenesest, ega me kõik mäletame või ma ei tea, kas kõik mäletavad, aga liigkasu võtja karistuseks võib olla mitte ainult rahatrahv, vaid ka surm. Kui lugeda Astrid Lindgreni raamatut meisterdetektiiv Kalle Blomqvistist, siis seal oli just juhus, kus liigkasu võtja tapeti ära, kellel olid veel rohelised kabardiinpüksid jalas. Aitäh. Aitäh, palun Rannar Vassiljev. Aitäh. Kolleeg Indrek Saare küsimusele vastates ütlesid sa seda, et liiga kõrge marginaal või siis liiga kõrge krediidikulukuse määr on üks põhiline probleem, aga seda me ikkagi seadusega reguleerida ei taha. Et siis tunnistame küll kõige sügavamat või kõige tõsisemat probleemi, aga lahenduses kipume jääma ikkagi poole peale. Ma küsiks nii, et kui nüüd see seaduse muutmise seadus vastu võetakse või seaduste muutmise seadus vastu võetakse, kui palju võiks väheneda meil kiirlaenude andmine ja teiselt poolt siis võtmine? Aitäh. Aitäh. Ma ei oska hinnata nüüd seda küsimuse lõpuosa, et kui palju ta võiks väheneda või suureneda. Kui ma teaks seda, siis ma ei peaks ootama ei Soome näidet ega meie omas, ma teeksin midagi ja arvestaksin kindlate tagajärgedega. Seda peab tulevik ja praktika välja näitama. Aga väita, et me teame, et krediidikulukuse liigne suurus on probleem ja et me ei tee midagi, see ei ole päris õige. See on reguleeritud täna soovitusliku krediidikulukuse määraga, mille rikkumise puhul saab pöörduda kohtusse ja kohtult kaitset otsida. Me võib-olla jõuame kunagi sinnamaani, et me paneme sinna mingi automaatse piiri peale, samamoodi nagu soomlased, kes ütlevad, et sel juhul on see krediidileping kehtetu. Aga me ei ole veel küpsed seda praegu tegema. Aitäh. Aitäh, palun Tõnis Kõiv. Aitäh, proua juhataja, lugupeetud ettekandja. Siin kõlab väga palju küsimusi ja vastuseid, mis jätavad või võivad jätta kuulajale mulje, nagu probleem oleks ainult ühes pooles ehk selles, kes laenu annab, mis tingimustel ta annab, kuidas ta annab, mida ta selle eest kõike, milliseid tasusid ja intresse vastu küsib. Ja seetõttu on minu küsimus selline, et kui palju praegused muudatused muudavad laenuvõtja elu kergemaks, et tal tekib selle laenu võtmise otsustamisel rohkem võimalusi läbikaalumiseks, ta saab rohkem informatsiooni, ta saab teha tegelikult läbikaalutud otsuse, kas võtta laenu või mitte. Kui palju see sellise laenuvõtja olukorda kergemaks muudab? Aitäh. Aitäh.
Hea küsimus ja kindlasti ei olnud eesmärk siin kuidagi maalida üles pilti nüüd halbadest laenuandjatest ja headest laenuvõtjatest. See ei olnud eesmärk. Ja kindlasti on laenuvõtjate poolt ka hästi palju järelemõtlematust ja oma võimete ülehindamist olnud siiani. Sa juhid tegelikult tähelepanu väga õigele asjale, et selle seaduseelnõu üks eesmärke on ka see, et laenuvõtja saaks kõigekülgselt informeeritud sellest, mis juhtub siis, kui ta selle laenu võtab, mis see temale tähendab, mis see tähendab tema üldiste kohustuste foonil lisaks sellele, mis tal juba praegu on. Ja ma ütlen, ma ei oska hinnata, kui palju protsentides või numbrites see kuidagi kergemaks või raskemaks midagi teeb, aga kindlasti ta peaks aitama korrastada seda turgu, nii et meil tekiks olukord ikkagi, kus on vastutustundlikud laenajad ja oma võimetest adekvaatselt aru saavad laenuvõtjad. Aitäh! Aitäh, palun Inara Luigas. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Väga paljuski inimesed tegelikult satuvad laenulõksu juhuslikult. Nad ei tea, milleks nad seda raha vajavad, kuivõrd kindlustatud nad on seda raha tagasi maksma ja nii edasi. Ehk siis inimestel puudub tegelikult selline finantsteadlikkus, finantsharidus ja sellest on ka Eesti riigis väga palju räägitud. Kas te teate, kui palju sellist finantsõpet saavad gümnaasiumiklassid majandusõppe juures? Sest mida haritum on rahvas, mida haritum on sellest teemal ka meie järgmine põlvkond, seda vähem on neid, kes sellesse lõksu langevad. Aitäh! Aitäh! Ma olen väga nõus teie küsimuse püstituse järeldusega, et ega see on paljuski hariduse ja harituse küsimus. Ma ei oska vastata sellele, kui palju gümnaasiumi programmis praegu on just finants alg- või süvateadmistele aega pühendatud. Ma oskan öelda nii palju, et Finantsinspektsioon on ühe oma tegevusvaldkonnana võtnud eesmärgiks harida inimesi finantsteenuste osas. Nendel on olemas oma internetilehekülg, mille nimi on minuraha.ee ja sealt saab üsna palju väga head materjali ja sellele on ka Finantsinspektsioon panustanud päris palju ja teeb seda, aga eks ta on niisugune, ega nemad ei suuda üksinda kogu maailma muuta. Ma võin tuua sellise groteskse näite, et näiteks mis Lätis tehti, oli ju siin üks initsiatiiv, mis võeti, et inimestele anti võimalus kirjutada avaldus kaine peaga, et nendele keegi ei tohi 3 aasta jooksul anda väljastada kiirlaenu ja seda allkirja nad tagasi võtta ei saa. Ka üks võimalus, aga minu meelest kõlab natukene võib-olla liiga ekstreemselt. Aitäh! Aitäh, palun Urve Tiidus! Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja, hästi lühike küsimus reklaamist veel kord. Kiirlaenukontorid selle seaduse jõustumisel ei saa enam müüa unistusi, teavitada lihtsalt oma olemasolust inimestele. Kes selle üle järelevalvet teeb, et see siiski ei muutuks selliseks emotsionaalseks mõjutusvahendiks kiirlaenukontorite reklaam nimelt? Aitäh! Aitäh! Järelevalvet kiirlaenukontorite tegevuse üle teostab Tarbijakaitseamet, juhul kui on tegemist pankadega, kes kuuluvad Finantsinspektsiooni kontrolli alla, siis teostab seda Finantsinspektsioon. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjal ei ole. Suur tänu, Valdo Randpere! Me avame läbirääkimised. Ma palun kõnetooli Eldar Efendijev. Austatud eesistuja, head kolleegid, Keskerakonna fraktsioon esitas 2 sisulist muudatusettepanekut. Vabandust, ma lisaaega. 8 minutit kokku. Arutusel olevale eelnõule kohta. Kuna leidsime, et Justiitsministeeriumi poolt koostatud seaduse muudatused ei lahenda jätkuvalt tekkinud ja üha süvenevat probleemi, mis puudutab inimeste laenu tarbimist üle oma võimekuse. Makromajandusest lähtudes on laenu andmine ühiskonnas väga oluline. Sellega elavdatakse majandust tervelikult. Näiteks inimene ostab järelmaksega auto, tööd saavad autotehased,
tehases töötavad inimesed, transporditeenust pakkuvad ettevõtted, liisafirmas töötavad inimesed ja ka teised. Samuti on antud Euroopa Ülemkogu soovituse liikmesriikidele, et aastal 2013 peab 5 prioriteedist keskenduma tavapärase laenude andmise taastamisele majanduses. Liiga kergekäeliste laenu andmistega oleme aga silmitsi Eesti ühiskonna murelastega, kelleks on inimesed, kes ennast lõhki laenanud või kelle võlakoormus ületab kordades tema sissetulekut. Justiitsministeeriumi poolt koostatud eelnõuga sätestatakse, missuguseid asjaolusid peab krediidiandja tarbija krediidivõimeluse hindamisel arvesse võtma. Selleks on varalise seisund, regulaarne sissetulek, kuid ei ole pööratud tähelepanu, milline peaks olema krediidivõimelisuse arvestuseks tulema. Seetõttu, mis summa peab inimesele kätte jääma, et laenuandja käituks vastutundliku laenajana. Keskerakonna fraktsiooni esimene muudatusettepanek puudutabki krediidiandja kohustust. Hetkel seda seaduses ei ole. Krediidivõimelisuse hindamisel veenduda, et tarbija on lepingut sõlmides seisundis, mis võimaldab tarbijal tarbija krediidilepingust tulenevad kohustused täielikult täita, ilma et kohustuste täitmine ohustaks tarbija toimetuleku piirimäära. Samasuguse sõnastuse ja põhimõtte me leiame ka Austria õigussüsteemis, mis meie arvates peab ka meie vastutustundliku laenamise põhimõttes sees olema. Toimetuleku piiriks nimetatakse summad, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks 1 kuu jooksul. Toimetuleku piir sõltub inimeste arvust perekonnas ja seda arvutatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele. Komisjonis sai kõlama seisukoht, et toimetuleku piirimäär, hetkel see on 76,7 eurot, on liiga väike ja me nõustume sellega, kuid siinkohal tuleb silmas pidada, et selle arvu kehtestab sotsiaalminister oma määrusega. Ja kui see on liiga väike, siis tekib küsimus, miks ei ole see tõstetud vastavalt tegelikkusele. Kehtivas seaduses ei ole laenuandjatel kohustus toimetuleku piirimäära arvestada. Küll aga seda võtavad arvesse kohus, kui vaidlus on sinna jõudnud. Siiski tuletame meelde, et enamikel juhtudel antakse võlgnikud inkassosse, kus ilma kohtuliku kaitseta nõutakse võlga koos mingite kõrvalnõuetega, ilma et keegi hindaks, kas laenuandja on oma kohustusi täitnud vastavalt seadusele. Oleme seisukohal, et mida rohkem me seadust lahti kirjutame, seda rohkem mõistavad nii laenuandjad kui ka laenajad, et millised on igaühe õigused ja kohustused. Keskerakonna fraktsiooni poolt esitatud teine muudatusettepanek hõlmab laenude reklaami keelustamist koos eranditega. Siinkohal jälgisime nii kasinoode reklaami keeldu kui ka Euroopa Liidu poolt erinevaid tarbijakrediidi direktiivi. Muudatuse sisuks on keelustada tarbijakrediidi teenuse andja selle pakkuja asukoha reklaami, välja arvatud, kui seda tehakse kas tarbijakrediidi pakkuja enda asukohas, tarbijakrediidi vahendaja enda asukohas, tarbijakrediidi pakkuja enda veebilehel ja tarbijakrediidi vahendaja enda veebilehel. Reklaami kui kommunikatsioonivormi eesmärk on veenda võimalikke ostjad helistama reklaamitavaid tooteid, teenuseid või käitumismalle. Kehtiv reklaamiseadus jõustus 2008. aastal ja aastast 2008 on kehtestatud ka finantsteenuste reklaami piirang eesmärgiga piirata antud teenuste tarbimist. Samas aga hetkel arutlusel
oleva eelnõu seletuskirjas on välja toodud, Tallinna Sotsiaaltöökeskuse andmetel pöördub jätkuvalt nende asutuse poole võlanõustamiseks iga kuu keskmiselt 70 kiirlaenu tarbinud inimest. Seega võib väita, et 4 aasta jooksul ei ole finantsteenuste reklaami piirang täitnud piisavalt oma eesmärki ning tuleb kaaluda muid alternatiive. Keskerakonna fraktsioon leidis, et tuleb ära kaotada massiline kiirlaenude telereklaam, mis õhutab inimesi kõrgete intressiga laene tarbima. Kuna vastutustundetud kiirlaenud võtjad ei ole ohuks mitte ainuüksi endale, vaid ka endi pereliikmetele ja teiste lähedastele inimestele, tuleb kaaluda rangemaid meetmeid selle jaoks. Näiteks ei ole mõistlik, et 18-aastased mässiks ennast juba varaseas noorsuses võlgadesse ning kohusetundlikud lapsevanemad maksavad võsukeste võetud laene kinni. Samuti ei ole ühiskonnas vastuvõetav näiteks jõulude ajal televisioonis massiliselt reklaam, tee enda perele kingitus ja alusta maksmist 3 kuu pärast. Pärast pere saab selle kingituse. Keskerakonna esitatud muudatused keelustab finantsteenuste, väli- ja telereklaami, kuid lubab eksponeerida tarbijakrediidipakkuja kaubamärki, mis ei väljenda sõnas ega kujuta pildis tarbijakrediidipakkuja asukohta ja sotsiaalse edukuse võimalust. Palun toetada meie muudatusettepanekuid ja sellega me kaitseme Eesti elanikke, kes on sattunud raskustesse olukordadesse. Aitäh! Suur tänu! Ja ma palun kõnetooli Neeme Suur. Palun 8 minutit. 8 minutit kokku. Aitäh, proua juhataja! Head kolleegid! Alustuseks tahaksin öelda, et käesolev seaduseelnõu 347 on oma põhimõtetelt ja olemuselt hea seaduseelnõu. Võiks öelda, et lausa hädavajalik. Kiirlaenudest, kiirlaenu võtmisest ja andmisest ja sellise teenuse reklaamimisest on saanud Eestis üldrahvalik häda ja teema on teravalt ühiskonna tähelepanu all. Vaesus ja laenuorjus käivad käsikäes. Sellised reklaamlaused nagu käes on laenuaeg, siis kui jõuluaeg hakkab, piiks ja raha tuleb, on saanud kurikuulsaks. Majanduslikes raskustes vaevlevad inimesed aga astuvad järjest ja järjest lõksudesse, mis nende jaoks on lahkelt valmis seatud. Käesoleva seaduseelnõu muudatustega pannakse tõendamiskoormus vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimiseks vajalike kohustuste täitmise osas krediidiandjale. Nii me ka eelnõu tekstist loeme, vastutustundliku laenamise põhimõtete järgmiseks vajalike kohustuste täitmise tõendab vajaduse korral krediidiandja. See on kindlasti oluline muudatus. Samuti on väga vajalik reklaamiseaduse muutmine. Sellised kaubamärgid nagu piiks ja raha tuleb, SMS-laen mitte tundigi ilma rahata, e-laen, lihtne laen, paar klõpsu ja raha käes peavad meie infoväljast kaduma. Paraku selle hea eelnõu juures on ka üks suur murekoht. See eelnõu jääb olulise koha peal peatuma, jääb poolikuks. Kiirlaenude puhul ei ole ainsateks murekohtadeks krediidivõimekuse hindamine ega eksitavad reklaamid. Üheks põhiliseks probleemiks on ka röövellikud tasud, mida teenuse pakkumisel rakendatakse. Täpsemalt öeldes siis krediidikulukuse määr. Ülikõrge tasu laenu väljastamise eest võimaldab firmadel rahumeeli kirjutada halvad laenud korstnasse ja teenida oma kasumid kohusetundlike laenulõksu sattunud kodanike pealt. Me ei räägi 10 ega 30%, mitusada protsenti esialgsest laenusummast laenamise kogukuluks on päris tavaline. Suurim krediidikulukuse määr, mida on reklaamides kohatud, on 4690%. Nii nagu kolleeg Gräzin komisjonis õigesti ütles, tegemist on klassikalise liigkasu võtmisega selle sõna kõige halvemas tähenduses. Tegemist on sotsiaalse nähtusega. Meil oleks praegu võimalus Eestis vohavale liigkasu võtmisele piir panna, kui me seda tahaksime.
Krediidikulukuse määrale piiri panemine oli õiguskomisjonis arutluse all. Piiri seadmine röövellikele protsentidele oli komisjoni enda muudatusettepanekuna olemas. Justiitsministeerium andis komisjonile mõista, et komisjon võiks sellise muudatusettepaneku teha ja töötas ka välja muudatuse teksti. Ettepanek oli komisjoni laual mitu kuud, kuni kestnud protsessi lõpuni ja siis hääletas komisjon ise ettepaneku maha ja seda ei esitatudki. Siin ei olnud tegemist opositsiooni ja koalitsiooni vastuseisuga. Krediidikulukuse määrale piiri seadmisest rääkisid ka koalitsiooni esindajad. Selles olukorras, mille piiranguteta vohav kiirlaenuturg on Eesti inimesele loonud, saavad kõik ühtemoodi aru. Küll aga ei saa sotsiaaldemokraadid aru, miks oli vaja heast ja hädavajalikust algatusest loobuda. Me kulutasime tunde selleks, et vaielda, kes ja kuidas peab tõestama, et kliendile on laenuga kaasnevaid asjaolusid selgitatud. Saime selgeks, selleks hästi. Ja siis loobusime võimalusest panna Eestis liigkasu võtmisele piir. Muide, soomlased just seda praegu teevad, kaitstes oma inimesi. Meie aga jätsime endale pooliku lahenduse ja selle juures jätsime ära kõige olulisema osa võimalike meetmete paketist. Head kolleegid, veel ei ole hilja. Meil on võimalus eelnõu teine lugemine katkestada, kirjutada krediidikulukuse määra piiramine eelnõusse sisse ja tulla uuesti saali tagasi. Vastava muudatuse tekst on meil juba olemas Justiitsministeeriumi poolt välja töötatud. Nii et, head kolleegid, sotsiaaldemokraadid teevad ettepaneku eelnõu 347 SE teine lugemine katkestada. Me jõuaksime veel enne suve selle hädavajaliku muudatuse teha ja kogu seaduseelnõu menetlemise tempo sellega ei takerduks. Me loodame väga, et toetate sotsiaaldemokraatide ettepanekut. Aitäh! Kas on veel kõnesoove? Kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised ja me vaatame läbi muudatusettepanekud. Muudatusettepanek number 1, muudatusettepanek number 2 ja palun Kadri Simson. Aitäh, palun teist muudatusettepanekut hääletada. Head kolleegid, paneme hääletusele teise muudatusettepaneku. Austatud kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku number 2, mille on teinud õiguskomisjon ja juhtivkomisjoni ettepanek on arvestada seda täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Katkestan hääletuse. Palun Kadri Simson. Kadri Simsonile palun mikrofon. Ja, aitäh. Saali taga on materjalid, kus teine ja 4. muudatusettepanekud on Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud. Saalile laiali jagatud materjalides. 2 minutit juhataja vaheaega, täpsustame seda. Palun tooge oma materjalid siia.
Austatud Riigikogu, me jätkame muudatusettepanekute läbivaatamisega, kuna esimene oli läbi vaadatud, siis me jätkame teisest. Muudatusettepanek number 2, tehtud õiguskomisjoni poolt. Muudatusettepanek number 3, Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjoni ettepanek jätta arvestamata. Palun, Kadri Simson. Palun 3. muudatusettepanekut hääletada. Paneme 3. muudatusettepaneku hääletusele. Kas võib minna hääletuse juurde? Palun, Sven Sester. Aitäh enne hääletust, et te võtsite vaheaja 2 minutit, aga ei ole saalile teada andnud, et kuidas lahenes selle vaheajaga seotud resultaat. Et oli siin mingi segadus ja mis segadus siis, kuidas lahenduse leidis? Aitäh. Segadus oli lehekülje ülevaatamises, muudatusettepanekud olid alates leheküljelt 1 siin eraldi muudatusettepanekute loetelu. Segadus tekkis selles, et vaadati seletuskirja teksti ja me jätkasime muudatusettepaneku number 2 läbivaatamisega peale vaheaega. Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku number 3, mis on tulnud Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjoni ettepanek jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt hääletas 35, vastu 48, erapooletuid ei olnud, seega ei leidnud ettepanek toetust. Muudatusettepanek number 4 õiguskomisjoni poolt. Muudatusettepanek number 5 õiguskomisjoni poolt. Muudatusettepanek number 6 õiguskomisjoni poolt. Me oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud ja kuna juhatusele on laekunud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt ettepanek eelnõu 347 teine lugemine katkestada, siis me peame selle ettepanekuga läbi hääletama. Valmistume hääletamiseks. Kas võib minna hääletuse juurde? Austatud Riigikogu, panen hääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 347 teine lugemine katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt hääletas 35, vastu 47, erapooletuid ei olnud, seega ei leidnud ettepanek toetust. Käesolevaga on eelnõu teine lugemine lõpetatud. Me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse paragrahv 131 muutmise seaduse eelnõu 421 teine lugemine. Ma palun ettekandeks kõnetooli keskkonnakomisjoni liikme Tõnis Kõivu. Lugupeetud juhataja, head kolleegid. Keskkonnakomisjon siis teatavasti esitas eelnõu 421 ehk siis jäätmeseaduse paragrahv 131 muutmisseaduse eelnõu, mille esimene lugemine siin saalis oli 24. aprillil 2013. aastal ning muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati
siitsamast saalist siis 9. mai käesoleva aasta kell 17.15. Ja kuigi ilmselt jäätmevaldkonnas oleks nii mõnigi probleem, mis lahendamist või muutmist vajaks või võiks vähemalt arutelu vajada, siis ühtegi muudatusettepanekut eelnõule ei laekunud, samuti ei laekunud ka ettepanekute tegemiseks. Keskkonnakomisjon vaatas oma 14. mai istungil siis jäätmeseaduse paragrahv 131 muutmisseaduse eelnõu üle. Eelnõus on tehtud üks keeleline parandus, et kui varasemas esimeses lugemises olnud tekstis oli kirjas, et prügila, mis suletakse jäätmete ladestamiseks 2009. aasta 16. juuliks, peab olema vastavalt nõuetele korrastatud 2015. aasta 31. detsembriks, siis keeletoimetaja soovitusel on vastavalt nõuetele asendatud sõnaga nõuete kohaselt. Vabariigi Valitsus on oma 16. mai 2013. aasta protokollilise otsusega otsustanud eelnõud 421 SE toetada. Ja lähtudes sellest tegi Keskkonnakomisjon siis järgmised otsused. Esiteks teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta eelnõu 421 SE teine lugemine Riigikogu täiskogu päevakorda 22. mail 2013, mis on küll siis, täna peaks meil 21 olema, muudetud. Teiseks teha Riigikogu täiskogule ettepanek eelnõu 421 SE teine lugemine lõpetada. Kolmandaks, kui teine lugemine lõpetatakse, teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta eelnõu kolmas lugemine Riigikogu päevakorda 5. juunil 2013 ja seejärel neljandaks teha Riigikogu täiskogule ettepanek eelnõu 421 panna siis lõpphääletusele seadusena vastu võtta, et kõik need otsused langetas Keskkonnakomisjon konsensuslikult. Aitäh! Suur tänu, kas ettekandjale on küsimusi? Ettekandjale küsimusi ei ole. Suur tänu, Tõnis Kõiv. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Käesolevale eelnõule muudatusettepanekuid ei laekunud ja sellega on teine lugemine lõpetatud. Ja me läheme tänase kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 406 esimene lugemine. Ettekandeks palun kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme Kalev Kotkase. Austet istungi juhataja, head kolleegid! 2 aastat tagasi muutis Riigikogu maamaksuseadust ja vabastas kodualuse maa maamaksust. Riigi poolt antava maamaksuvabastusega kaasnev vähem laekumine omavalitsustele kompenseeritakse omavalitsustele eraldatava tulumaksu osa suurendamisega. Ja selline käitumine riigi poolt on korrektne. Palju aastaid varem on riik vabastanud maamaksust maamaksuseaduse paragrahv 4 alusel ka teatud kategooria looduskaitsealuseid maid, saatkondade alused ja surnuaedade kirikute alused maad ja nii edasi. Neid maksuvabastusi ei ole omavalitsustele siiani kompenseeritud. Maa-ameti andmetel puudutab see circa 13 800 katastriüksust üle Eesti ja nende katastriüksuste maamaksu vabastus aastas on 1,75 miljonit eurot. Arvutus on tehtud maksimaalse maksumääraga 2,5% ehk siis tulemuseks saadud summa on teoreetiliselt maksimaalne võimalik kulu riigieelarvele kompenseerimise korral. Sellise seaduseelnõu ettepaneku kompenseerida omavalitsustele kogu maamaksuseaduse paragrahv 4 sätestatud maksuvabastus esitasid sotsiaaldemokraadid aasta tagasi. Paraku lükati see eelnõu koalitsiooni häältega tagasi. Seekordne eelnõu numbriga 406 SE keskendub vaid maamaksuseaduse paragrahv 4 lõige 1 punktis 1 sätestatud kaitsealade, loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi ning püsielupaikade sihtkaitsevööndi maa maksuvabastuse kompenseerimisele omavalitsustele. Ja siinjuures on
paslik ära õiendada väike ebatäpsus eelnõus. Lisatava paragrahvi esimeses reas on õige lugeda paragrahv 4 lõike 1 punkti 1 alusel. Rahandusministeeriumi andmetel jäi 2011. aastal looduskaitsealade maksuvabastuse kompenseerimata kokku 1,16 miljoni euro ulatuses. Võrreldes 2005. aastaga on see summa pea kolmekordistunud. Loomulikult mõjutab looduskaitseliste maade maamaksuvabastus omavalitsusi erinevalt. 8 omavalitsust ei mõjuta see üldse. 50 omavalitsust mõjutab ta vähe. Eeldusel, et kui saamata jääv tulu jääb alla 1000 euro, siis nimetame seda väikeseks mõjuks. Ülejäänutele on saamata jääv maksutulu vahemikus 1000 kuni 351 000 eurot aastas. Paljudele kompenseeritakse tulu puudujääk läbi toetusfondi, aga 35 omavalitsuse puhul on toetusfondi eraldis 0. Mõned markantsemad näited praktilisest elust 2013. aastal. Vihula valla saamata jääv maamaks sel aastal on 164 876 eurot, toetusfondi eraldis 0. Kuusalu vallal saamata jääv maamaks 151 356 eurot, toetusfondi osa 0. Kõrgessaare vald saamata jääv maamaks 36 263 eurot, toetusfond 0. Noarootsi vald saamata jääv tulumaks 26 258 eurot, toetusfondi eraldised 0. Käina vald saamata jääv maamaks 25 119 eurot, toetusfond 0. Üleriigilised omavalitsusliidud on aastaid taotlenud riigi poolt maamaksuseaduse paragrahv 4 lõige 1 punktis 1 ja lõikes 2 alusel tehtavate maamaksuvabastuste kompenseerimist riigieelarvest. Nii oli see ka käesoleva aasta eelarve läbirääkimistel. Sarnase ettepaneku on teinud omavalitsusliidud ka 2014. aasta eelarve läbirääkimistele esitatud ettepanekutes. Ka Riigikogu suures saalis on seda teemat korduvalt arutatud. Riigikogu eelmises koosseisus tehti seda erakond Eestimaa Rohelised algatusel. Lõpetuseks. Sotsiaaldemokraadid loodavad, et Riigikogu jagab meie arusaama, et esitatud seaduseelnõu parandaks praegust ebaõiglast olukorda, kus riigi poolt antakse maaomanikule maksuvabastus, kuid vabastusest tulenev tulu vähenemine jäetakse kohaliku omavalitsuse kanda. Aitäh! Suur tänu, kas ettekandjale on küsimusi? Ettekandjale küsimusi ei ole. Suur tänu, Kalev Kotkas. Ma palun kaasettekandeks kõnetooli rahanduskomisjoni liikme Remo Holsmeri. Aitäh, istungi juhataja, head kolleegid. Antud eelnõu oli rahanduskomisjoni istungil arutusel 14. mail ja eelnõu andis ette Kalev Kotkas, kes just puldist siit lahkus. Ja eesmärk oli siis kompenseerida looduskaitsealuseid maid, mida riik võtab enda kaitse alla, neid omavalitsustele. Ma lühidalt kirjeldan seda arutelu komisjonis ja ka valitsuse arvamust antud eelnõule. Tooks sulle välja seda, et kõigepealt, et need viidatud siis maamaksuseaduse punkt 4 lõige 1 punkt 1, et need maad ei ole olnud maksuobjektid juba aastast 1993, ehk siis ka valitsus tugines oma hinnangu andmisel sellele eelnõule, sellele faktile, et tegelikult sellist ootust või õigustatud ootust omavalitsuste poolt seda kompensatsiooni saada ei ole. Siis me rääkisime komisjonis ka nii-öelda siis pooleldi kompenseeritavatest maadest, et kui maamaksuseadust vaadata, siis paragrahv 2 kirjeldab neid maid, mida kompenseeritakse siis poole ulatuses. Et antud eelnõu küll seda poolt ei puudutanud, aga komisjoni arutelus see käis läbi. Siis oli komisjoni koosolekul ka Rahandusministeeriumi esindaja, kelleks oli Sulev Liivik ja
tema sõnul kaitsevööndi või looduskaitsealuste maade hulk on paigas ja neid ei tohiks tegelikult juurde tulla, et see probleem, millele tegelikult härra Kotkas ka viitas kompenseerimise poole pealt, on pigem olnud minevikus ja tulevikus looduskaitsealuste maade siis hulk ei tohiks suureneda. Ja ma nüüd tuleks valitsuse arvamuse juurde, et see oli lühidalt kokkuvõetuna komisjoni arutelu. Nagu ma alguses ütlesin, siis viidatud paragrahvis olevad maad ei ole olnud maksuobjektiks, sellele viitas valitsus. See tehniline probleem, mida ka härra Kotkas oma kõnes esile tõi, et nende viide eelnõus oli natukene ebatäpne, et sellele on viidanud ka valitsus, aga see on pigem selline normitehniline probleem. Siis seletuskirjast ei selgu asjaolu, miks riik võiks sellise kompensatsiooni ette näha. Riigil on niigi kohustus tagada omavalitsustele piisav tulubaas. Samamoodi puudub eelnõus siis selgitus, kuidas KOV-idele ja mis valemi alusel see raha võiks olla kompenseeritud. Ja samamoodi see 1,75 miljonit siis nii-öelda eelarvelist mõju, millele on algataja seletuskirjas tähelepanu juhtinud, et tegelikult sellel polnud ühesõnaga arvutus ja analüüs, kuidas see 1,75 miljonit tekkis, see oli eelnõust puudu. Need olid lühidalt siis põhjused, miks valitsus seda eelnõu ei toetanud. Samamoodi oli ka valitsuse hinnangul puudu seletuskirjas kompensatsiooni katteallikad. Ja kõige selle taustal siis komisjon otsustas võtta selle eelnõu saata see tänasele istungile ja lükata esimesel lugemisel tagasi. Selle ettepaneku poolt oli 6, vastu 4, erapooletuid 0. Aitäh! Suur tänu ja asume küsimuste juurde. Palun, Eiki Nestor. Aitäh! Unustaks hetkeks rahanduse, võtaks seda asja teistpidi. Kas antud kord, mis meil kehtib, ei ole näiteks, ei too kaasa sellist olukorda, et meie kõigi üldistes huvides oleks mõistlik võtta mingi krunt või pindala looduskaitse alla ja kohalik võim hakkab võitlema selle vastu. Jumala pärast see looduskaitse alla ei läheks. Väga praktilistel põhjustel. Ma arvan, et looduskaitse alla võtmine ei tohiks olla kuidagimoodi karistus kohalikule omavalitsusele. Et pigem peaks olema see võimalus meelitada juurde külalisi, turiste, olla uhke selle üle, et sinu omavalitsus on selline siis, ütleme, looduslik väärtuse, et ma arvan, printsiibis see peaks pigem niipidi olema. Ja ma täpsustasin ka Keskkonnaministeeriumis siin vahepeal nüüd komisjoni istungi ja tänase istungi vahele, et looduskaitsesse plaanib valitsus läbi siis Keskkonnaministeeriumi järgmise 7 aasta jooksul panustada 100 miljonit eurot. Just selleks, et neid juba kaitse alla võetud siis alasid väärtustada, suunata sinna raha, et ka ministeeriumi seisukoht oli see, et neid uusi kaitsealuseid maid tegelikult juurde ei tule. Et nüüd keskendutakse sellele, et juba kaitse alla võetud maad saaksid atraktiivsemaks, sinna tuleks rohkem inimesi, kohalik omavalitsus läbi selle teenis ka tegelikult raha ja saaks olla uhke selle üle, et just nende maal on selline looduslik väärtus. Ma tänan. Aitäh, palun Jaan Õunapuu. Aitäh, lugupeetud juhataja ja ettekandja. Kalev Kotkas siin oma ettekandes tõi kenasti välja need kohalikud omavalitsused, kellel jääb raha laekumata ja kellel ka tasandusfondist laekuv number on 0. Ja see, mida te siin ette kandsite, mis just puudutab valitsuse seisukohti, siis mina julgeksin küll öelda seda, et need olid ikkagi väga otsitud põhjused. On siis rääkimine õigustatud ootusest või sellest, et probleem oli minevikus ja täna ja homme ei ole enam sellest probleemi. Küsimus on tegelikult see, et see 1,75 miljonit eurot, millest on jutt, iseenesest olekski tegelikult kohalikel omavalitsustel ikkagi sellise
õiglusjalule seadmine ja võib-olla ka nende mineviku pattude lunastamine. Aga öelge, kas komisjonis sellest juttu oli, et kuidagi see probleem lahendada saaks, kui te tahate küll täna seda tagasi lükata, aga kuidas seda lahendada? Aitäh! Mis puudutab kompenseerimist, siis kompenseerimine toimub nende maade puhul, mis on siis pooleldi 50% maamaksuvabastusega, millele ma alguses tegelikult viitasin, et maamaksuseaduse paragrahv 4 lõige 2, et see puudutab kompenseerimist ja neid kompenseeritakse siis tegelikult läbi tasandusfondi, ütleme nendele, need omavalitsused, kes saavad tasandusfondist raha ja need, kes ei saa, neile ei kompenseerita, et see on tõsi, jah. Rahandusministeerium, kui te küsite seda, et mis see lahendus võiks olla, et praegu, nagu ma ka alguses ütlesin, siis komisjon otsustas seda eelnõu mitte toetada, et Rahandusministeerium kirjeldas ka valitsuse positsiooni, et see teema võiks olla tervikuna lahendatud kogu toetuste kontekstis, et viidati ka PRIA toetustele erinevatele ja seda, kas nüüd konkreetselt mingisugune eelnõu on ka Riigikogu poole tulemas, seda komisjonis ei arutatud ja valitsusepoolne esindaja seda välja ei pakkunud. Aitäh. Aitäh, palun Kalev Kotkas. Tänan, proua eesistuja, austatud ettekandja. Valitsuse seisukohas on tõepoolest öeldud, et maamaksuseaduse paragrahv 4 lõike 1 punktis 1 toodud maksuvabad maad ei ole maksuobjektid ning nende eest ei ole alates 1993. aastast maamaksu tasutud, kui maamaksuseadus jõustus. Et kas sa tõesti jagad seda arusaama, et peale 1993. aastat ei ole Eestis lisandunud mitte ühtegi looduskaitselist maad, millel on maksuvabastus? Aitäh. Ei, loomulikult on ju peale 1993. aastat lisandunud maid, mis on võetud looduskaitse alla. Seda ma kindlasti ei ole vaidlustanud. Aitäh. Aitäh. Kas on veel küsimusi ettekandjale? Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Suur tänu, Remo Holsmer. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni ettepanek oli eelnõu 406 esimesel lugemisel tagasi lükata ja me peame selle ettepaneku läbi hääletama. Austatud Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 406 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Ettepaneku poolt hääletas 45, vastu oli 25, erapooletuid ei olnud. Seega on eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Head kolleegid, sellega on tänane päevakord ammendunud. Soovin kõikidele kaunist päeva jätku. Kohtumiseni homme.